Tere hommikust, Kalimera. Vaat ühest asjast ei saa ma aru, no tegelikult saame aru sellepärast, et nad on psühhopaadid ja ega neil raha ei olegi vaja. Aga ma tahtsin öelda, et ma ei saa aru nagu sellest, miks oli riigil vaja hoiulaenuühistute tegevus ära lõpetada. Sellepärast, et kui vaadata niimoodi, Tartu hoiulaenuühistu igas kuus maksis 50 000 eurot maksusid. Mõni teravammas muidugi ütleb seda, et viimasel ajal oli maksuvõlg. Aga arvestage sellega, et 20 aastat on maksusid maksnud ja mitukümmend tuhat eurot. Et võiks nagu sellest rääkida, et mis siin rääkida paarisaja tuhandesest maksuvõlast, kus nüüd on nagu nii tagatis pandud. Tartu hoiulaenuühistu oli veerand hoiulaenuühistu turust. See tähendab, et hoiulaenuühistu kokku igas kuus maksid 200 000 eurot. See ei ole muidugi nii suur nagu Tallink maksab ja suured Rootsi pangad tööjõumaksudena ja asjadena. Aga midagi ikkagi, et nüüd jääb 200 000 eurone auk, lisaks veel tütarettevõtted. Ma arvan, et 100-200 000 eurot kuus tuli sealtki. Nii et miks tekitada riigile 400 000 eurone auk ühes kuus? Eks riik endale sellega auku kaevab, et mitte ainult hoiulaenuühistu töö lõpetatakse mujalgi. Ja vaatad siin samas Kreekaski. 10 aastat tagasi IMF-i survel kehtestati kõrged maksud. Näed, inimesed istuvad siin. Teevad suitsu, Euroopa Liit, aga teevad ikka suitsu. Midagi teha neil pole, tulevad hommikul siia. Pool mustalt töötavad, sest maksud on kõrged. Küllap see on ka Eesti tulevik. Ja üleüldse, ma ei kujuta ette, et ilmselt need, kes rahanduskomisjonis ja rahandusministeeriumis istuvad, nad mõtlevad seda, et ettevõtjad kangesti tahavad ettevõtjad olla. Või et mina näiteks kangesti tahtsin olla Tartu hoiulaenuühistu juhatuse esimees. Või et ma kangesti leian uusi võimalusi või tahan leida paaniliselt uusi võimalusi, kuidas uuesti taolist tegevust teha. Ei, ma ei taha mitte kunagi teha. Vaata need tüübid ka seal, kes istuvad. Need mitte kunagi ei hakka sellega tegelema. Nad elavad oma väikest elu. Mina ka ja mitte ükski ettevõtja Eestis, olge mureta, ei taha ettevõtja olla. Ei ole seal mingit glamuuri, ei ole seal mingisugust paremat elu. See on ainult üks vastutus. Sa mõtled igal 10. kuupäeval, et kuidas maksud makstud saavad, tööjõumaksud 20. kuupäeval, kuidas käibemaks makstud saab, kuidas töötajatele palgad makstud saavad, tarnijatele ja nii edasi. Nii et tegelikult on see üks keeruline elu ja kui riik selle võimaluse ära kaotab, võib-olla ongi nagu parem. Igal juhul südamerahu on rohkem, kui sa ettevõtlusega ei tegele. Ja siin see uus juhtkond, uued võimumehed hoiulaenuühistus kritiseerisid mind ühes postituses mõned ajad tagasi, et mina viimasel tegevusperioodil paar kuud eelistasin hoiustajatele hoiuseid välja maksta, mitte riigile maksusid, et sellega tekkis umbes 200 000 maksuvõlg. Jah, 10 miljoneid makstud maksusid. 200 000 maksuvõlg. Minul on hea meel, et need 200 000 said välja maksta hoiustajatele ja muidugi hoiustajatel inimestel on ka hea meel, et see ei läinud mitte meie riigi sõjafondi. Uus juhtkond pani hüpoteegi maksud ajatamiseks. Näiteks nemad siis maksavad sõjafondi. Nii et kui nad juba nagunii pankroti sisse panid, oleks võinud selle hüpoteegi seadmata jätta, oleks hoiustajatele rohkem raha kätte jäänud. Nii et niimoodi on lood ja minul on hea meel, et näiteks viimase 2 kuu jooksul, kui ma hoiulaenuühistu juhatuse esimees olin, kui Leedu keskpank meid ära blokeeris, et isegi blokaadi tingimustes suutsime reserve suurendada hoiulaenuühistu 700 000 võrra ja üle 1 miljoni euro. Kindlasti üle 1 miljoni euro hoiustajatele hoiused välja maksta. Nii et ajakirjandus võiks ka seda kajastada, et on ka õigeid ja häid asju tehtud, et isegi halvas situatsioonis mitte kunagi ei ole nii must, nagu seda püütakse mingite huvigruppide poolt kajastada. Nii et soovin kõikidele edu ja
ja riigi esindajatele, isadele, emadele ka arusaamist, et ega ettevõtja ei tahagi ettevõtja olla. Vaadake neid mehi, tulevad kell 8 siia hommikul, vaadake. Teevad suitsu, joovad kohvi ja riigil jäävad maksud saamata. Nii on.